uraan on selline järsk muutus, ootamatu, geniaalsus, ta on seotud tehnoloogiaga. Kui ta siis avastati 1900 või 1781, siis oligi ühel pool Prantsuse revolutsioon, teisel pool Ameerika revolutsioon, hästi kiire tehnoloogiline areng, äkiline muutus ja siis sellest ajast peale, kui me teda siis sealt teleskoobist nägime, William Herschel avastas ta, et sellest ajast peale siis see tehnoloogiline muutus on olnud ülikiire. Alates seal siis 1781, et seal sellele teemal võib pikemalt peatuda, et mida kõike uraan endast kannab. Aga niiviisi lihtsalt öeldes ongi ta siis selline järsk muutus, ma siit loen natuke neid tema märksõnu ette, et ta on selline ootamatu muutus, ootamatu avardumine ja ärkamine, leidlikkus ja loominguline läbimurre, sära, läbimurre mässpiirangute ja status quo vastu, ettearvamatus, eksentrilisus, ebastabiilsus, ootamatus, tehnoloogiline areng, elekterimpulss uue ja ootamatu ja häiriva, loomingulise, mässulise trikstenergia poole. Ehk siis kõik selline uuenduslik geniaalsus ja nüüd kui me hakkame siis vaatama neid inimeste eludes, siis neid uraani tugevaid hetki seal siis siin see esimene kvadraat on ja siis sealt me läheme trigooni juurde, läheme opositsiooni juurde, et siin etteruttavalt võin öelda, et siis see uraan opositsioonis uraaniga ongi võib-olla see kõige olulisem selle uraani puhul.